Kas ümaras maailmas on kandilisele telefonile kohta? Tervist! Mina olen Gert ja viimased veits rohkem kui aasta olen mina kasutanud iPhone'i. Aga natuke rohkem kui nädal on olnud minu taskus see telefon. XZ1 on Sony lipulaev. Lipulaev sellepärast, et ta on väga kallis, aga tehniliselt on ta tegelikult väga asjalik. Jõudlust on tal täiesti piisavalt. Proseks on tal Snapdragon 835 ehk siis täpselt sama prose, mida kasutavad absoluutselt kõik teised lipulaevad täna. RAM-i rohkem kui küll 4 giga. Kui rääkida natukene kaameratest, tagumisel küljel on 19 megapiksline kaamera ja tal on hunnik trikke varuks, mida ta on võimeline tegema. Ühest neist me räägime ka varsti. Eespool on 13 megapiksline kaamera, seega kuninglikud selfid siit me tuleme, täielik maagia. Arvutimaailma eelmine aasta selle telefoni eelkäijast väga palju ei rääkinud ja tegelikult ka põhjusega. Räägime ekraanist. Ekraan on ilus. 5,2 tolli Full HD, HDR. See tähendab seda, et see pilt on väga-väga ilus. Ja ma panin seda eriti hästi tähele, kui ma panin selle kapi otsa. Sony ekraan on oluliselt ilusam kui iPhone'il. Erinevalt väga paljudest teistest lipulaevadest on siin üleval üks auk. See on kõrvaklapi auk. Seda telefoni laed sa ainult siit. Ennist mainisin, et see kaamera teeb midagi kihvti. Jah, see imetillukene seade on võimeline tegema 3D skänni. Nii et kui sul on siiras soov teha makett oma sõbrast või pirukast, üks teine lisaväike asi on võimalus salvestada eriti hullumeelset slow mode. 960 kaadrit sekundis on 4 korda kiirem kui ükski teine praegusel hetkel saadav olev telefon on võimeline tegema. Räägime plussidest, räägime miinustest. See raudvara on asjalik. Ta suutis kõigega hakkama saada, mis ma tahtsin, et ta teeks. Sony tänu taevale on hakanud vähendama läbuvara, mida ta oma telefonidesse kogu aeg suures mahus toppis. Kaamera. 960 kaadrit sekundit. Räägime natuke ka negatiivsetest asjadest. Räägime kaameratest, see on naljakas, sellepärast, et Sony kaamerad taevalikud. Need asjad, mis on nüüd Sony teinud viimastel aastatel kaameratehnoloogias, täiesti imelised. Maailmas on kui palju telefone, kes kasutavad Sony sensoreid ja saavad sealt kätte meeletult hea pildi. Ja vahepeal on meil kõigil tunne, et ainuke, kes seda ei suuda, on Sony ise. Selline käib stiilis kaamerasüsteem. Miks disain? See on tore, see on kihvt, see lihtsalt ei ole 2017. Sorry. Ja kolmas asi, mille põrgu pärast on neid uudiste ja uuenduste ja mis iganes aplikatsioone Sonyl mingi 3, 4, 5, 6 miljon seal. Aga mis mina temast arvan? Isiklikult. Üks asi, mis mulle kohutavalt meeldib, on see nupp siin. Siin külje peal on nupp, mis lülitab ta sisse, lülitab ta välja. Ja selle nupu sees on ka sõrmejälje lugeja. See on nii loogiline. Teine on füüsiline nupp kaamerale. Selle telefoni disain minu arust on hea. Ta näeb väga hea välja. Ta ei näe välja nagu kõik teised telefonid see aasta. Ei ole tema ekraan toodud äärest äärde ja nii edasi, mis ei ole alati halb. Aga sellel disainil on ka üks väike miinus. See telefon minul normaalselt käes ei püsi. Aga kellele see telefon siis tegelikult ikkagi on? See telefon on inimesele, keda huvitab 3D skanneerimine. See telefon on inimesele, kes kasutab päris tihti võimalust talletada asju 960 kaadrit sekundis. Ja see telefon on julgele, kes julgeb Samsungite ja iPhone'ide maailmas oma taskust välja võtta midagi nii kandilist. Lugege kindlasti arvutimaailmas olevat artiklit. Subscribe'ige. Visake alla kommentaaridesse oma ideid, kuidas me saaksime oma videosid paremaks teha või halvemaks teha. Ja kindlasti üritame neid videosid teha päris mitu korda kuus. Aitäh teile!